Tänases laivis tahtsin ma rääkida sellest, et kui paljud meist on võib-olla tundnud, et kõik nagu oleks justkui normaalne elus, et meile on öeldud ju, kuidas elu peaks käima ja kõik igapäevaelu sujub, aga justkui sisimas võib-olla tunned, et see ei ole päris see või et sa otsiksid midagi enamat või siis see kulgemine ei ole nagu päris kooskõlas kõige sellega, mis su ümber toimub, see elumöll võib-olla lihtsalt on nii hoogne ja tänapäeva elurütm on nii kiireks läinud, et enam ei jõua järgi sellele. Et selline idee oli siis, et kuidas leida oma koht ja oma hingamine või siis ütleme oma rütm tänapäeva maailmas. Ja mida ma pean silmas tänapäeva maailma all, ongi siis kõik see, mis normaalne on meie jaoks, et me käime koolis, me lähme tööle, õpime mingit eriala, käime tavaliselt 8 tundi päevas tööl, kellel on pere, kellel on koduloomad, kellel on mingid muud kohustused, mingid muud tegevused, saame sõpradega kokku, et kõik see on justkui normaalne. Aga siis võib-olla mingi hetk hakkab tunduma, et tuleb väsimus peale, mõtleme, et miks me nii väsinud oleme. Et kõik on justkui nagu, aga teised ju elavad ka nii, aga nemad ei ütle, et nad väsinud on. Selle väsimuse teemaga me oleme hästi palju tegelenud Human Designi raamatuklubis. Et hetkel see on küll pausil, aga sügise poole ma kavatsen selle uksed jälle avada, nii et kõrvad kikkis. Et see väsimus ei pruugi üldse nagu ainult füüsiline olla, su keha on väsinud, sest et me oleme nii palju enamat kui lihtsalt see meie füüsiline keha. Et meis on nii palju peenemaid külgi, et väsimus võib olla ka emotsionaalne, vaimne, väga palju oled mõelnud peaga. Enne kui ma selle päris Human Designi jutuga edasi lähen, võib-olla ma räägikski natuke Human Designist, kes teist juba rohkem selle süsteemiga tuttavam, kes vähem. Et Human Design on selline, ütleme, suhteliselt uus eneseavastussüsteem, mis tuli siia 1987. aastal ja see on selline kombo, mis ühendab endas nii astroloogia, Hiina I Chingi, siis India hindu tšakrasüsteemi, juudi kabalasüsteemi ja ka kaasaegsed või siis ütleme teaduslikud kvantfüüsika teadmised. Et see ühelt poolt nagu ühendab sellised iidsed teadmised ja astroloogia ja kaasaegse teaduse. Ja siis see teebki selle nii eriliseks, et selles on nagu minu enda jaoks on nagu nii täpne ja kõik, mis kokku tuleb. Et eneseavastussüsteem ja selle aluseks on siis iga inimese sünniaeg, täpne aeg ja koht, mille alusel koostatakse Human Designi kehakaart. Ja seda interpreteerides on siis võimalik teada saada väga palju sinu enda kohta. Aga ja, ma rääkisin sellest normaalsest elust, et mis meil siin on, aga võib-olla tundub, et nagu midagi ikkagi ei ole päris normaalne või hakkab nagu nihkuma. Ja Human Designis on siis selle kohta termin conditioning, mis tähendab seda, et kõik, kes me siin elame, me oleme mingil moel, ühel või teisel moel mõjutatud sellest, kus me elame, kuidas me elame, kellega me elame. Et kui me siia ilma sünnime, siis meil on nagu mingi oma loomulik olek, aga see, kuidas me kasvame, see ju mõjutab meid ja keegi halva pärast ei mõjuta meid, aga lihtsalt see on niimoodi. Et kas või juba pelgalt inimeste vaheline suhtlemine, see kõik mõjutab meid ja koolis ju õpetatakse, kuidas peab istuma, kuidas peab astuma, siis sa võtad selle omaks, sa näed ümberringi, kuidas inimesed oma igapäevaelus toimetavad, sa võtad ka selle omaks, et see on nagu osa kultuurist, ütleme nii. Ja Human Design siis tegeleb sellega, et nendest mõjutustest vabaneda või need nii-öelda maha koorida, deconditioning, nagu mõjutused eemaldada. Ja see ei ole nagu mingi negatiivne asi, see on lihtsalt 2 poolust, et ma ei taha nagu siin mingit halba öelda selle kohta, kuidas ühiskonnaelu on,
aga lihtsalt see ei ole iga ühe inimese jaoks loomulik. Miks me siis ikkagi väsime? Et kui mina oma töös aitan naistel üles leida oma energia ja elada väsimuse vaba elu, siis mõtleme selle peale, mis see tänapäeva maailm üldse on. Mina ütleksin, et see tänapäeva töömaailm traditsionaalses mõttes on tööstusajastu igand. Ma hakkasin seda sõna mõtlema. Tööstusajastu igand. Et kui me räägime 200 aastat tagasi, kui tulid tehased, masinad, hakkas suur masstootmine pihta, siis alguses olid inimeste tööpäevad väga pikad, 10–16 tundi. Ja siis need tehasomanikud ja tööandjad hakkasid mõtlema, et oi, et inimesed väsivad nii ära ja hakkavad vigu tegema ja õnnetused juhtuvad. Et see ei ole meile nagu kasumlik, tootlik, kui sellised asjad juhtuvad. Siis tõmmati seda tööaega madalamaks, 8 tundi sai standardiks sellepärast, et see on optimaalne kompromiss tööstuse ja inimese vajaduste vahel. Et 8 tundi inimene suudab tööd teha teoreetiliselt ilma läbi põlemata, aga see on ka selline maksimum, et siis tal jääb piisavalt aega veel teoreetiliselt magamiseks ja veel mingiteks oma asjadeks. Et see on selline, tuleb natuke kriitiliselt tagasi vaadata, et 100 aastat tagasi siis toodi see 8-tunnine tööpäev meile. Ja see täna tundub ka veel normaalne. Muidugi seda 8 tundi võib igaüks oma moodi seal tööl veeta, aga tänapäeva uuringud on näidanud, et inimene suudab siis keskendunult töötada, mõtestatult tegutseda kuskil 4–6 tundi. Et no siis ülejäänud aeg võib kohvipauside peale kuluda. Mida ütleb Human Design selle kohta, millised on inimeste jõuvarud? Nüüd läheb põnevaks, sest et Human Designis on erinevad energiatüübid ja see näitab, et meil ei ole kõigil ühesugune töövõime ja meil ei peagi olema ühesugune töövõime. Sellepärast, et aeg läheb edasi, inimesed arenevad, aeg areneb. Me ei ole lihtsalt 4 jäsemega sugu jätkavad töötajad. Et inimese evolutsioon otsib juba midagi enamat. Me ei ole siin lihtsalt selleks, et ellu jääda ja endale toitu hankida. Meie teadvus areneb ja Human Designi järgi praegu just see emotsionaalne teadvus ja kõik see nagu palju peenem kui see, mida me silmaga näeme. See tähendab seda, et on olemas energiatüüpe, kellel on rohkem seda elujõu ja tegutsemisenergiat, kui nad teevad seda, mis neid sütitab. Ja on teised energiatüübid, kelle roll on hoopis midagi muud ja neil ei ole sellist pidevat tööenergiale ligipääsu. Ja see näitabki, et me oleme siia tegelikult tulnud igaüks mingi erilise, oma eripärase, isikupärase rolliga. Et on alati mingi tugevus, mida tuleks siis rakendada, et oma seda igapäevatööd läbi viia. Ja see siis ei väsita, kui seda voolavalt ja disaini järgi elada. Konkreetselt rääkides siis on olemas manifestori energiatüüp, see oli kohe esimene, mis mul pähe tuli. Manifestori energiatüüp, kes on siis iseseisev algataja ja temal ei ole seda sakraalenergiakeskust defineeritud, järelikult tal ei ole pidevat ligipääsu selleks töötamise energiaks ja oleks vaja rohkem puhkamisaega. Veel energiatüüp projektor, kellel ka ei ole sakraalset keskust defineeritud, kes ütlevad nagu erinevate konfiguratsioonide põhjal siis isegi nii vähe kui 2 tundi võib-olla suudavad päevas traditsioonilises mõttes tööd teha. Aga see ei olegi nende roll. Projektorid on nõuandjad, energiaoptimeerijad. Nad oskavad teisi juhendada, et nad ei peagi ise tööd ära tegema. Samamoodi nagu manifestor on siin selleks, et nagu seda käima lükkavat jõudu anda.
algatada midagi sellist, mida pole veel siin maailmas näha olnud, aga ta ei pea ise seda lõpuni tegema. Selleks, kes neid asju lõpetavad ja teevad, on generaatorid ja manifesteerivad generaatorid, kes siis oma sisemise autoriteedi põhjal, oma sisemise tunde põhjal, et mis tegevused nende jaoks on õiged, saavad valida. Ja kui nad teevad ennast sütitavat tööd või tegevust ja human designis me räägime üldsegi loomingust. Inimene ei olnud tulnud siia, et nagu ainult tööd teha, vaid see tegevus on looming. Et siis generaatorid ja manifesteerivad generaatorid on need kõige tegusemad ja kui nad teevad seda, mis neile meeldib, on silmad säravad ja nad saavad luua, midagi korraldada, midagi teha. Ja 5. energiatüüp ma mainin ka ära, on reflektor, on kõige haruldasem, neid on ainult 1% siin maailmas ja nende roll siis on olla justkui oma keskkonna, oma kogukonna baromeeter, hinnata seda, kas inimesed seal, kas see õhkkond seal on tervislik, kas nad elavad endaga kooskõlas ja et olla siis selline nagu mõõdu andja. Nagu sa näed, me oleme kõik nii erinevad ja nii erilised. Ja tulles tagasi siis kogu selle juttu läbiva juhtmõtte juurde, kuidas leida tänapäeva maailmas oma koht ja endaga kooskõlas hingamine, siis tulebki minna sinna arusaama juurde, et mis on tegelikult sinu kaasa sündinud roll siin maailmas, millised on sinu tugevused, milleks sa oled siia sündinud. Human designis peale selle, et sa saad seda läbi energiatüüpide vaadata, on olemas ka veel profiilid ja sünnirist ja loomulikult seal kõik need väiksed numbrikesed, mis tähendavad eri asju ja joonekesed, kanalid, väravad, et seal on nii palju nüansse ja tähendusi. Ja siis sa näed, et tõesti, et kui sa mõtledki, et justkui kõik on nii normaalne siin maailmas, aga mina nagu sisimas tunnen, et see ei ole nagu päris see või et nagu oled ise mõelnud mingeid asju enda kohta, võib-olla, et ma peaks nagu nii või naa olema või teistmoodi käituma või rohkem midagi muud tegema, siis minu enda jaoks on human design hästi palju aidanud panna siis sõnadesse neid asju, mida oma sees olen ma tundnud või mõelnud oma elu kohta või iseenda kohta. Ja see pani mind lausa hämmastama, sest esimene kord, kui ma sain oma selle human designi kehakaardi kätte ja hakkasin siis uurima, mul tekkis lausa kahtlus, et aga kuidas nad seda teavad, sellepärast, et keegi teine ei saa ju seda teada, sest et mina ainult ise olen oma peas neid mõtteid mõelnud. Et väga-väga lahe asi, mida uurida. Ja see siis aitabki nagu teha rahu iseendaga ja mõista, et aga ma ei peagi siia ühiskonda siis niimoodi sobituma. Niikuinii kõik on muutuses ja minu arust kõik nagu inimesed ka hakkavad muutuma ja otsima rohkem seda, mida need päriselt kõnetavad ja tahavad nagu elada autentsemalt ja ehedamalt. Et siis see on human design on see süsteem, mis aitab mõista ennast paremini, siis oma eripärade ja tugevustega sõbraks saada, aksepteerida ennast sellisena, nagu sa oled. Ja kui sa tead, et see ongi sinu tugevus, siis loomulikult teha julgemaid otsuseid, muutuseid igapäevaelus, et tuua kõik seda oma reaalsusesse. No näed, leidsingi alternatiivse lahenduse, et ma läksin küll väga-väga tahtnud sinna laivi tulla, aga kahjuks siis ilmselt ei ole võimalik tehniliselt. Loodan, et see minu mõttearendus ja jutt andis sulle väikest inspiratsiooni, võib-olla uudishimu, ennast rohkem usaldada ja kuulata seda, mida su südame hääl sulle ütleb. Ja ma jätan siia sellise kastikese, kus sa saad veel küsimusi küsida või mingid mõtteid jagada selle kohta, mis ma siin täna rääkisin. Keda nüüd huvitab sügavamalt see human designi teema ja enda kohta uurimine ja oma tugevuste kohta teada saamine, siis mina pakun ka individuaalseid konsultatsioone, mille kohta leiate info seal minu profiililt ja samuti raamatuklubi ilmselt siis
avab uuesti oma uksed sügisel. Et ma midagi täpsemalt veel ei julge välja kuulutada, aga veebruarist maini oli meil selline hästi intiimne, vahetu, hästi hubane grupp tüdrukutega, kus me siis lugesime Helena Koidu Human Designi raamatut eesti keeles, kõik kirjandus. Ja siis tekkiski selline oma grupi vibe, sai jagada mõtteid ja küsida küsimusi tugigruppi näol ja toimus kord kuus ka grupikõne. Et see on midagi, mida ma tahaksin väga korrata, aga ma lihtsalt nägin, et see nagu ei toimi niimoodi, et ma lihtsalt hoiaksin seda kogu aeg avatuna, et kui tulevad uued inimesed, uued mõtted, et siis tekib nagu mingi värskust sinna gruppi jälle. Et raamatuklubi on selline koht, kus siis saabki olla see päriselt sina ise, kuhu kellelegi mikrofoni kätte ei suruta, mõtteid jagama ei pea, aga samas on see selline koht, kus sa saad ennast avastada. Jääme kuulmiseni. Tegelikult ma tahaksin neid laive teha iga laupäev, et äkki ma leian siis mingi parema tehnilise lahenduse selleks või panengi siia storidesse ülesse. Suur aitäh, et sa kuulasid lõpuni, et sa tulid kuulama, et sa tulid uudistama ja kena nädalavahetust sulle.